Oleme siis oma 13. reisipäeva peale lõunaks või õhtupoolikuks jõudnud üllatuslikult Bratislavasse, mida alguses mõtlesime, et me jätame täitsa vahele, aga nüüd siis oleme Bratislava Vabaduse väljakul. See linn esmapilgul täna on küll ka laupäevane päev, aga on väga vaikne. Siin lapsed hullavad, väljas on 25-6 kraadi sooja, auto saime jätta suure silla alla, parkla oli sinna alla tehtud, hea mugav, vilus, ei ole karta, et koertel liiga palav hakkab. Me vaatame lühidalt, mis Bratislava pakub ja õhtuks juba päris õhtul sõidame siit kuhugi lähedale ööbi. Vot selline Vabaduse väljak on siis siin. Vaatame edasi. Ja väikse jalutuskäiguga Vabaduse väljakult oleme jõudnud juba nüüd presidendi lossi aeda. Ja seal ääres on niimoodi istutatud nagu puukesed kõrgete külaliste poolt, kes on presidendil külas käis. Ja selle ees on siis väike kivitahvel, kuhu on see kõik jõudnud. Kohe tuleb üks väike purskkaevukene seal ja jõuamegi presidendi lossi, mis oli tegelikult eesmärk üks vaatamisväärsute hulgast, mida me plaanisime külastada. Need kujukesed siis peaksid sümboliseerima mängivaid lapsi veega, mis valmis 1978 ja skulptori autor on Tibor Partfai. Vot nii. Ja lossikene paistab siit juba ilusti, ei ole üldse suur, võib-olla siis Slovakkiale paraja suurusega, aga üldse presidendi lossi seisukohalt tundub ta igavesti mõistliku suurusega, mitte nii nagu olid Ungaris Budapestis parlamendihoone ja kõik muud lossid, mis seal olid. Ja lossile vist lähemale ei pääsegi, klaas aed on ees. Pärast väikest jalutuskäiku oleme nüüd jõudnud presidendi lossi esisele platsile, kus siis on ka purskkaev, on siin juba erinevad muud igapäevaeluhooned, Tatra pank ja kõik muu ja siis presidendi loss. Väga ilus minu meelest. Igaüks saab oma hinnangu anda muidugi ise, aga siuke igatepidi ei oskaks paremat tahtagi minu meelest. Näeb ilus välja ju, on ju? Vot selline tasus tulla siia Bratislavasse. Meie kaasreisijad ikka tublit teavad vastu sellele reisule. Natuke kodutuid ka siin ikka on, et juba kolmandad näeme, kes siin pingi peal tuidub. Üks oli meie auto kõrval seal silla all. Et ju on hea kliima, kus praegu olla, mis viga 25 kraadiga õues magada. Presidendi lossi ees olevast ristmikust juba on näha ka vana linna. Seal, vot nii, kiirik. Proovime need kätte saada. Nii, ja oleme siis jõudnud vana linna. Ja oleme nüüd vist jõudnud siis päris vana linna, kus ikka erinevaid poekesi, restorane ja nõnda edasi. Vaatame ja jalutame natukene. Ilmaga on meil ikkagi praegu mega vedanud, väga soe ja üldse mitte palav, ehk kuidagi meie jaoks täpselt paras. Aga nüüd läheme suveniirivoodi. Ja kohe peaksime siis jõudma Raekoja platsile. Nagu näha, on siin mõnusad kitsad tänavad ka, kus on restoranid, rahvas istub. Mis tundub positiivne, mis alati lööb kohe näkku, võib-olla see on lihtsalt praegu kokkusattumus, et seda pole, aga et ei suitsetata nii palju. Muidu on igal pool siuke suitsuais üleval. Siin praegu vanaline sealtasime, ei seganud see värk. Ja nüüd siis see peaks olema siis Raekoda
Raekoja plats. Vaatame. Ja olemegi siis nüüd täitsa siin Raekoja platsi peal. Siin siis erinevad ilusad hooned. Ja siis see äkki peaks siin olema siis raehoone. Ma loodan, et ma ei eksi. Ja kui eksin, mis siis ikka? Oleme siis vanalinna jälle ühel ristumiskohas ja suundume torni, vaatetorni, kus saab ilusaid vaateid Toonaule ja siia vanalinna. Oleme siis ületamas nüüd Toonau jõge. Teine pool sillast oli kinni, me tegelikult oleme nagu autod sõidavad meie peal ja siis inimeste tee läheb siit alt mõlemalt poolt silda, aga teine pool oli praegu remondis, kust avanes ilusam vaade kui see, mis siin praegu on. Toonau on ikka päris lai, annab üle jalutada siit. Aga täitsa huvitav mõte oleks, siin näitab nagu kaardi peal rada, et tegelikult mööda Toonaud on võimalik Viini ja Budapesti sõita, et tegelikult oleks päris lahe siuke kruiis kunagi ette võtta, et need hotellid, restoranid, mida me nägime Budapestis, tõenäoliselt ongi need samad laevad, mis seilavad siin mööda jõge niimoodi. Nii nagu me kunagi käisime Niiluse peal sõitmas niimoodi, oli päris äge. Oleme suundumas siis nüüd Info Towerisse. UFO või? Oi, sorry, mitte Info, vaid UFO Tower. Torn siit silla juurest hakkame niimoodi minema. 11,90 maksis pileti inimese kohta ja saame kõrgelt ilusad vaated jõele, vanalinnale, kogu linnale ja siis tõmbame oma otsad kokku siit poolt. Oleme siis jõudnud nüüd tippu. 45 sekundit sõitis lift 90 meetri kõrgusele. Wie interessiert das sich? Hast du ein Video wie die Flexflader? Ja, Max drüber, gell? Scheiße. Vot selline vaade siit siis otse Toonale. Need on need paadikesed, restoranid, hotellid, millest oleme juba ennem palju rääkinud. See on see sild, millest me üle jalutasime või mille all me jalutasime õigemini. Ja taustal siis vanalinn, kus me just jalutasime kõik. Nii, kõik on nüüd üle vaadatud. Vaatame sinna poole linna ka siis äkki veel kiirelt vilgu. Ja see on siis teine pool linna. See on siis see pool vist, kus inimesed elavad rohkem, tuleb välja. Kortermaju täis kõik. Aga vanalinn jättis küll väga ilusa mulje. Ainu Kaila? Ilus, puhas, vaikne, väga nunnu. Hakkame nüüd alla vainema, all ootas meid lifti juures roput inimesi, nii et allasõit võtab rohkem aega. 10 inimest korraga lastakse. Me loeme ära palju mitmendad me oleme siis. Sama torni siis restorani osa, kus see akende klaasil taga on nagu meie teletornis saab jalutada vaadata. Et kuna lifti peab natukene ootama, siis peab saab vaadata siin ringi niimoodi. Vaat selline restoran. Kahjuks tervet ringi peale ei saa teha. Nüüd aga lähme võtame ennast järjekorda ja siis juba lifti peale. Pääsis ikka teiselt poolt ka ligi või tulima tuima näoga ei osanud lugeda ega õiget silti ega maru ei saanud. Aga võt nii. Nüüd siis liftiga alla. Järgmine liftitäis on meie pärad. Trügime siis kõik siia lifti. Ja olemegi all.
45 sekki nagu naksti. Nüüd võtame Bolti ja otsime oma auto uuesti üles. See on muidugi natuke keerulisem, sest peab üles leidma kaardi peal, kuhu me ta siis jätsime, millise kangi alusel. Jõudsime nüüd vanalinnast tagasi, võt siin on meie see kangialune koht. Ma ei mäletaks, ma ennem võtsin või ei võtnud seda kohta, vist võtsin või? Igatahes siin me oleme ja siit me nüüd läheme. Oleme nüüd päeva õhtuks jõudnud Bratislava äärealale juba. Isegi natukene olen Bratislavast vist väljas, et homme startida siit juba Tšehhi poole. Lahkume Slovakkiast. Kell on praegu kohaliku järgi 9, Eesti järgi 10. Poissile magavad. Mina lähen kutsuda ringile, aga oleme sellises huvitavas kohas, kus siin on väike kas külakene, ennem oli siin rahvast roppu moodi palju. Seal on kirik, suur kirik, jalutan sinna ka pärast ja seal on küünaldis, kui kaugelt on näha, üks mälestuskoht, kuhu inimesed viivad kogu aeg lilli või küünlaid õigemini. Aga lähme vaatame seda poolt ka natuke lähemalt. Siin siis mäenõlval, me oleme kahe mäenõlva vahel Orus. Esimene mingisugune jumala pühakoda või mis iganes, vabandust, ma tõesti ei tea, mis see on, aga igatahes on sinnagi viidud lillekesi, seal on kujud sees. Ja siin on muuseas vähe aja tagant iga nurga peal on siuke väike püha väike hoone või ma ei tea, kabeli saab öelda, mingisugune koda iga mõne maa tagant mõlemal pool teed. Et mida see täpselt kujutab, ei tea, olen rumal, aga põnev on siin igal juhul. Ja täna laupäeval, kui siin ennem oli kõik kohad täis autosid, et polnud võimalust parkidagi, siis inimesed käisid jumalateenistusel ja nagu näha, on siin palju ka küünlaid toodud nendele. Seal kaugemal on küünlaid. Niimoodi. Siis siin on tõenäoliselt mingid mälestustahvlid niimoodi. Terve rida. Seal on jälle kujukesed niimoodi. Ja siis on siin küünlaid pandud. Need kõik on väga värskelt pandud, põlevad siin. Toodud lilli seal tagareas. Oot siuke põnev värk. Mida või keda siin mälestatakse? Täpselt ei oska öelda. Sinna üles on kirjutatud Ave Maria. Jõudasin nüüd selle tee lõppu ja siin tundub ka mingisugune kiriku värk olema ja tundub, et Jeesus on siin risti löödud. Siin on viimane kabel siis või siuke koda, vabandust, mitte kabel. Ja siis on veel siuke suurem. Ja kusjuures see ei ole üldse kirik. Kirik jäi sinna, kus me auto olime ja ma lähen sinna, jalutan kohe sinna tagasi ja näitan seda poolt ka. Aga võt siuke kas üksik kabel või midagi sellist on siis siin. Väga põnev koht. Ja võt proovid siukseid asju ennem siis nagu Google'i abil või niimoodi üles otsida. Mina ei suudaks ja minu meelest ongi matkaauto juures kõige põnevam osa see, et sul pole õrna aimu ka, kuhu jõua. Aga selles suhtes natuke creepy koht, et siin on kõik niimoodi puude all oled Orus, kus on kõik need kojad ja mälestuskohad ja siis küünades ja siis ainukene, kes liigub, olen mina koertega ja siis mingisugune üksik mees alguses enne mind, siuke lihastes noorem
kutt suurt kasvu jalutab siin ringi ja nüüd tuli sealt suurest, ma ei tea, mis see on, eraldi mingi kabel või asi, kus me just käisime, siis tuli sealt välja niimoodi. Ei tea, mis ta plaan on või mida ta otsib või keda, aga natuke creepy siin kottpimedas ta niimoodi tunduks olevat, aga võib-olla ainult mulle tundub nii. Nii, nüüd jalutan siis autost olen juba mööda, sellest allee jalutasin ära, kus need kojad olid ja nüüd olen jõudmas kiriku juures. Vahepeal tuli 2 purjus meest vastu. Ma ei tea, kust nad siit tulid, kas ennem pakuti armulauda, kas sellest või millest muust, aga täitsa juua täis tundusid olevat. Ja jõudsime nüüd kiriku hoovi. Ennem oligi jumalateenistus siin samas õues, nende pinkide peal. Meie jõudsime küll hiljem siia, et siis kui juba käis see raha küsimine. Ma ei mäleta täpselt, kuidas see kiriku inimeste keeles on almu palumine või midagi sarnast, aga ühesõnaga, et siin on siis see kirik selline. Päris suur teine. Jälle mu koerad tõmblevad. Roko ei suuda olla paigal. Terve aja autos olnud. Nii, vaat nüüd on sellest külast küll ring peal. Väga tore koht. Tervitus üle pika aja. Käes on 14. päeva õhtupoolik. Oleme juba otsapidi koduteel ehk meie reis on lõpusirgel. Hommikul tulime sealt kiriku platsi pealt ilusti ära. Saime üsna palju varakult liikuma ja saime üsna palju sõidetud, nii et oleme tegelikult nüüd Ostravas. Kuna me liiga vara ei taha koju jõuda, Suwałki kanalit plaanime ületada peale 16. Seega on meil natukene aega ja kuna me oleme Ostrava linnas ennem peatunud, kui me oleme sõitnud Baierimaale vist, ma arvan, siis tulime siia, kus me oleme parkinud vanalinnast suht lähedal 1,5 kilomeetrit, aga kahjuks meie kohad olid kõik parkimiselt ära võetud, sest siin toimub suvefestival. Mirai on nii vist, jah? Mirai Summer Fest. Ja saame natuke lärmi kuulda, aga õnneks meie auto on nimme kusagile autosena pandud. Ei ole väga tugevalt kuulda. Ise me festivalile ei plaani minna. Pigem läheme praegu, proovime vanalinna poole liikuda. Rohkem suuri plaane polegi, nii et hakkame vaikselt oma seda reisi kokku tõmbama otsi ja saame näha, mis nüüd veel siis pakub see Ostrava vanalinn. See on muidugi siin siuke rohkem tööstusrajoon, igatepidi tehased, asjad, et eelmisel korral eriti head muljet ei jätnud. Vaatame, kuidas see on, aga ega me vanalinnas eelmine kord ei käinud ka. Vot nii. Ja oleme jõudnud nüüd oma jalutuskäiguga siis Ostrava vanalinna. Esimesed ilusamad hooned. See on vist äkki kirik, äkki mitte. Näeb sedamoodi välja küll. Eks need keskväljakud või Raekoja platsid või kuidas iganes neid nimetada, näevad ikkagi üsna sarnased, aga see pole, siin on ilusaid hooneid vaheldumisi sihukeste väga siia mitte sobilike hoonetega. Et kui nüüd oleme käinud üsna mitmes vanalinnas, siis endiselt see Ostrava ei ole meie lemmikpaiku. Aga no üle peab vaatama ja siis on käidud ja tead, et rohkem siia ei kutsu. Nii. Päike ka pilve vahelt hakkab vahepeal välja tulema, muidu oli täitsa pilves ilm meil. Nii et ei ole siin midagi erilist.
käime ja jalutame ja ikka torkab väga silma see, et on väga erineva ajastu hooneid. Vahepeal on sellist nõukaaja prahti ilusate hoonete vahel. See on kurb, sest ilusaid on ka, ei saa öelda, et neid ei oleks. Ja oleme jõudnud oma jalutuskäiguga siis siit vanalinna vist juba ääreala või umbes niimoodi. Leidsime kiriku, Rooma, katolik, Pariisi Ostrava kirik või midagi taolist. Noh, võib-olla ütlesin valesti. Lihtsamas keeles jumaliku päästja katedraal. Ja kes soovib, siis sissepääs on tasuta, teadis Sille rääkida. Ja päev on jõudnud lõunasse. Meie jaoks 15. reisipäev, oleme koduteel. Auto parkisime sinna kaugele, oleme siin suures parklas ja oleme sellises linnas nagu Częstochowa või Częstochowa. Nii keeruline nimi. Täpsemalt siis väga kuulsas Jasna-Gora kloostris. See linn on üleüldiselt usu teemal üsna oluline piirkond, oleme aru saanud. Läheme vaastama nüüd siis musta Madonna ikooni seal kloostris. See on palverändurite siuke Poola kohtumispaik või ühesõnaga palverändurid käivad siin väga palju, rahvast on tegelikult üsna palju. Veetakse suurte bussidega siia, neid saime ka maksta 5 eurot oma koha eest, võime isegi elektrit ühendada ja saame isegi ööbida siin ja kõik 5 euro eest. Ja oleme nüüd minemas sinna kloostrisse lähemalt. Siin sissepääsu juures on kõik lipud ilusti väljas ja nagu näete, ka Eesti lipp on olemas, nii et oleme kaardil. Tegemist on siis ühe tähtsama katoliiklike palverännaku kohaga Poolas ja isegi laiemalt. Klooster ise on siis tehtud või ehitatud, asutatud 14. sajandil. Rahvas käib siin seda Musta Madonna ikooni juures palvetamas. See väidetavalt pidi imet tegema. Me ei oska selle kohta tarka öelda, kas teeb või ei tee. Aga igatahes, näete kui kõrge siit sisehoovisse. Nii. Juba ennem, praegu oleme siis siin kloostri aias sees, aga juba ennem parklaalas panin tähele ja ka nüüd on tulnud vastu väga palju siukseid erilisi inimesi. Ehk ju neid ikkagi siia bussidega tuuakse, saavad oma õnnistuse, elamuse osaliseks. Tegemist on siis munkade kloostriga. Nunni siin ei ole. Nii, oleme jõudmas kuhugi, kus toimus just vist palvetus või midagi sellist. Nüüd on inimesed püsti tulnud. Välku teha ei tohi, filmimine vist keelatud ei ole. Nii. Vot selline. Ja siit kõrvalt saab igavesti suur on see. Kus on mait, küll on suur ja uhke. Poola tundub ikkagi väga usklik maa olevat. See nüüd ei ole see peasaal, ehkki vaevalt seda saaliks kutsutakse. Aga näete, kui uhked on need kõik.
siit kõrval ruum, mingi koda. Solo questo c'è? No, ora dobbiamo fare la storia. Päris oli pääse väga ja ka inimesed vist ei vaata ka väga positiivselt, kui seda filmida. Jalutame siis natuke siin territooriumil kloostris ringi, vaatame ilusaid müüre, sambaid, kabelid olid erinevad, väga ilusad. Et siuke, midagi pole öelda, tasus tulla seda kõike vaatama. Ja kui meil aega natukene üle ei oleks, siis võib-olla polekski jõudnud siukest linna, et olen tegelikult teda mitu korda vaadanud, aga lõpuks ikka ei viitsi peatuda ja aega kulutada, aga siuke väga tore kohakene. Musta Madonna selles ikooni ees, igatahes selles peakabelis või kuidas seda kutsuda, seal oli altar ja igatahes seal oli rahvast roppu moodi ja mõned pensionärid, kes vaevu püsti jaksasid või põlvili suutsid laskuda, siis ikkagi põlvitasid seal kõik saali põrandal keskel maas. Et inimestel on ikka see usk nii tugev ja mõnes mõttes nii tore. See neid kõiki ju hoiab ja aitab, et selles suhtes ei saa midagi pahaks panna. Arvasime, et tulime territooriumil jalutama, aga tegelikult jalutasime territooriumilt välja. Jalutasime nüüd natukene vanalinna poole, siis siin on naljakalt palju toole. Ju siis toimub siin ka mingid jumalateenistusi või ülekanded, et inimesed saavad lihtsalt vaadata sealt ekraani pealt, kui on mingi missa. See on siis lühidalt selline pildikene, kuidas see kõik kus asub. Seal on veel suur tähtis kuju. Ja siis läheb siia alla imeline allee, selline üsna pikk. Ja mööda seda alleed siis kilomeeter alla poole ja oledki vanalinnas põhimõtteliselt. Oleme jõudnud siis siia alla vana linna poole peale väidetavalt, ehkki siin on selliseid koledaid kortermaju aeg-ajalt. Igal pool jälle on segamini mõlemat asja, nii vanaaegset kui siis nõukaaegset Bornjuhi. Aga põhimõtteliselt see peaks olema siis nende Raekoja plats või Vabaduse väljak või midagi sellist, keskväljak või. Tulime vanalinnast tagasi siia kloostrisse, seal vanalinnas pole mitte midagi vaadata. Siin aga on väga huvitav ja Sillega käime erinevatel aegadel siin igal pool ringi, siis Sille juhtis tähelepanu ühele huvitavale kohale, ma tulen vaatan, kas saan selle filmi peale. See peaks nüüd olema siis Musta Madonna ikoon. Leidsin selle üles. Ja siin, et saime uuritud, et miks need kargud on siin igal pool seinte peal, siis väidetavalt pidis olema niimoodi, et kõik need lapsed ja ma ei tea, kas need vigased või kellel iganes on mingi mure olnud ja on siit Musta Madonna ikooni juures palvetades abi saanud, siis on annetanud oma
abivahendid siia tagasi, uskudes, et tänu sellele nad selle kõik saavutasid ja said, et käisid siin palvetamas. Tulime nüüd selle kloostri siseõue teisele korrusele, kus me ka ennem ei käinud. Vaatame natuke siin ringi. Tõenäoliselt ehk leiame üles ka, siin peaks olema paavst Johannes Paulus teisele pühendatud monument. Peab järjekordselt ütlema, et meil on ilmaga vedanud, võib-olla tuul puhub natuke liiga mikrisse, anna andeks selle eest siis, aga väljas on 25 ja rohkem kraadi sooja ja õnneks on soe tuul, mis jahutab piisavalt, isegi jakid on inimestel kõigil seljas. Siit siis vaade alla, kus me ennem olime, kus suundusime siis vanalinna, kus see allee oli ja inimesed said tseremooniat sealt vaadata. Ja nüüd siis jõudsime selle paavstile Johannes Paulus teisele püstitatud monumendi juurde, mis pidi olema üks suursugusemaid tema kohta, nii et oleme siis selle ära näinud. Johannes Paulus teine käis ka ju Eestis, on minulgi sellest pilt olemas. Selline teekene käib siis ümber selle kloostri ja siis nagu näete, meie väike nunnukene tuidub praegu siin. Nii, sille varavakene näete seal kuju juures või mälestusmärgi juures või mis ta olema täpselt peaks, ei oska kohe öelda, aga selline värk. See on siis pea sissekäik, kust alguses pildistasime. Olen ka natuke aega siin pildi peale, äkki jääb mõnele inimesele pildi peale niimoodi ilusti. Siin iga vähe tagant on mingi jumal tõenäoliselt, mille juures inimesed käivad ja palvetavad. Väga paljud oleme näinud siin. Ju siis usutakse millegisse väga tõsiselt. Nii, läheme siis vaatame õhtust seda Jasona Koora kirikut. Oleme ametid ära vahetanud, Kristjan jalutab poisiga ja mina filmin. Oleme jõudnud siis jälle sissekäigu juurde, kus erinevate riikide lipud siin lehvivad ja ilusas tuledes äras proovime siis natuke vaadata, mismoodi see nüüd pimedal ajal välja näeb. Ja viimane pilguheit siis siit kirikule kohe siit lähedalt. Igavesti kõrgen ikka küll, annab seda kohe niimoodi siin filmida. Ja käes on 16. hommik, tere hommikust. Hakkame sõitma kodu poole siit edasi nüüd. Täna on kõige pikem sõidupäev, plaanime sõita teisele poole Varssavit, pigem sinna Lomsa Augustovi poole, kui õnnestub. Seal ööbime ja siis homme juba kodu poole. Tegime siin kiired tuurid autoga ära, saime paagid ära tühjendatud, veepaagi täis pandud, prügi ära antud, kutsud ära kakatatud. Ise saime ka hommikul söödud, joodud kohvi ja nüüd oleme valmis vist enam-vähem sõitma. Jaa vä? Noh, kus jäid käemärgid? Jee! Säinu juba ootab. Kas ma võin autosse minna, palun? Ma tahaks autosse minna. Mulle nii meeldib autoga. Vot nii. Aga tegelikult see koht, kus me siin kloostri juures ööbisime, see on mega hea koht. 5 eurtsi eest ja sul on kõik asjad olemas. Siin sisuliselt said elektri, said veekanali ja WC-kasseti ära tühjendada ja sisuliselt mujal võetakse elektri eest sama raha. Nii et väga tore koht, tohutult suured platsid, et siin tõenäoliselt hooajal käib seda rahvast ikkagi hullu moodi. Kui siia kanti satute, soovitan kindlasti läbi tulla. See on see keerulise nimega koht Poolas, kui vaatate kiirtee peal Czestowa või mingi sihuke Tše.
aga selle täpsem nimi on siis Jasna Gora. Nii et kus see klooster on, et tasub tulla. Igal juhul tulge. Ja oleme oma päevaga jõudnud või õhtuga jõudnud nüüd sellisesse kohta nagu Elk Poolas. Poola-Leedu piirini on siit vist mingi 70 kilomeetrit äkki või. Ja tegelikult on hea koht peatumiseks, kui on plaan, et ei jaksa koju sõita ära ja tahate kusagil siin piiri lähedal peatuda. Et siin on täitsa avalik parkla, siin on neid mitmeid ja siin on ka tegelikult täitsa kämpaala. 20 eurtsiga saab ööbida. Meil pole otseselt seda vaja, peame hommikul kohe vara minema. Aga mille poolest koht hea on? Siin oli väga hea kaubanduskeskus vist või? Oli Kalja või? Ja et Sille käis ostis siin lastele kinke asju. Kui hea see hea oli siis? No hea, korralik, suur. Ja sealt me saime ühe hoovi pealt, tegelikult vabandust, vahepeal läks kaamera käest ära, aga ühe hoovi pealt saime põhimõtteliselt, Sille sai shoppamas käia 2 tundi, mina sain autos oodata rahulikult, see oli kvaliteetaeg. Siis kebab oli kohe seal sama hoovi peal, ukrainlaste oma, sõime seda, oli ka täitsa okei, ehkki olen paremaid saanud, aga võib-olla väike Ukraina maitse oli juures, millega pole harjunud, aga tegelikult oli täitsa okei. Ja siis oli kõige soodsam tankla, mida oleme siin Poolas see aasta näinud. Diisel maksis 5,75 ja siis tulime 3 kiltsa siia kusagile järve kaldale. Ilus koht, rahvas jalutab siin ja meie ka natuke jalutame, käime võib-olla veel Aldist läbi ja hommikul kohe siit minema üle piiri ja siis koju. Nii et loeme selle reisi põhimõtteliselt peaaegu lõppenuks, vaatame, kas homme saame midagi video peale, aga igatahes kokkuvõtvalt võiks öelda, et jällegist vaatamata, et alati on reisi ajal ka mingisugused omad raskused mingites olukordades, oli tegelikult väga tore reis. Ja poiss oli väga tore, Sille oli väga tore, koerad olid väga toredad, nii et nii me siin nüüd kiljume ennem kui lähme magama. Ilusat und kõigile! Käes on meie reisi mitmes päev, siis 17. päev juba õhtu ja oleme jõudnud nüüd lõpuks siis Eestisse tagasi. Kohe kui üle piiri saime, tõmbasime vasakule mere äärde. Siin on suhteliselt tuuline, aga enam pikemaks me seda sõitu ei venita, sest täna niigi sõitsime vist 500 pluss kilomeetrit natukene. Et saime päris palju tuldud, oleme nüüd kodumaal ja ööbime siin RMK metsaalas, käime korraks mere ääres ka ära ja siis hakkame õhtust sööma ja toimetama ja homme lähme Kirkele, külla vaatame Arabellat ja siis juba kodu minek. Nii et näeme. Oleme siis mere ääres, päris tuuline, võiks öelda, või ongi Eestis nii tuuline. Mere ääres tegelikult siin mere ääres pole kunagi käinud, mis jääb siis kohe peale piiri kodu poole tulles vasakut kätt. Tere varahommikut, oleme siis Eestis, ööbisime oma metsas ära ja sõidame nüüd kodu poole. Vot sellise ilma osaliseks siis saime tervituse oma kodumaalt sellise ilmaga, et päris lahe nähtavus vahepeal. No nüüd läheb paremaks, aga oli suht null ja autod seisid tee ääres. Aga meie mitte. Proovime ikka edasi sõita. Läheme praegu külla siis minu tädi poja tütrele ja tema tütrele. Et nemad elavad siin Pärnu lähedal. Me vaatame üle, näitame Oskarit, Oskar vaatab neid. Sisuliselt on nad sama vanad, paar nädalat on vahet. Ja siis juba jõudame kodu poole, nii et juba peale lõunat või lõuna ajal oleme kodus Kurtnas. Vaatame, mis sealt siis ilm on ja mis saama hakkab.
vaatame, kuidas ilma meid hakkama saad. Ja jõudsime külla. Meie Oskar ja väike Arabella. Õnne. Kas pole mitte tore? Oskar on hämmingus. Tagasihoidlik nagu mehed ikka. Õnne, Oskar.